Toiduainete hinnatõus ei anna lätlastele kuidagi moodi rahu. Seda näitab ka Citadele Panga viimane uuring, mis viidi läbi kogu Baltikumis. Suurem osa inimestest tunneb toiduainete hinnatõusu ja reaktsioon sellele sõltub igaühe jõukusest. On inimesi, kes on valmis tavapäraste toodete eest rohkem maksma, aga on ka palju neid, kes muudavad oma harjumusi või ostavad ainult seda, mis on allahinnatud. Citadele Panga oktoobris korraldatud uuringu andmed näitavad, et enam kui pooled ehk 55% uuringule vastanud Läti elanikest on märganud, et toiduainete hinnad on tõusnud ja on mõnikord sunnitud loobuma sellest, mida nad tahavad. Pooled neist vastanutest jätavad mõned tooted ostmata. Vähem kui veerand ehk 23% kõigist Lätis vastanutest on samuti märganud toiduainete hindade tõusu, kuid pole veel sunnitud säästma. Nemad saavad endale kõike lubada nagu varem. 18% ei ole täheldanud toiduainete hindade muutusi, kuid ainult 3% usub, et hinnad on isegi langenud. Kopējais gross ir palicis dārgāks. Un jā, atsevišķas lietas sviests, gaļa. Jā, ir. Gaļa arī palikusi būtiski dārgāk. Droši vien tie gaļas izstrādājumi produkti ir ievērojami dārgāk palikuši no tām. Vairāk tāda veģetārās opcijas aizvēlās, jā. Tas var būt veselīgāk. Vai ir arī aminoskābes, kas vajadzīgs no gaļas? Zināt, es pērku Latvijas preces, es importa pa velti neņem. Un līdz ar to man nav svarīgi cena, man ir svarīga kvalitāte. Un līdz ar to es tā, jūtu, ka ir tā cena skāpuši, bet tā kā ir iespēja ar atlaidi, ar to un nopirkt normāli. Eestis on Citadele Pank läbi viinud sarnast uuringut. Eesti vastajate hulgas joonistub välja tendents, et võrreldes aastataguse ajaga on Eesti inimesed oma igakuiste kulude vähendamise võtted tagasi tõmmanud. Vähem jälgitakse sooduspakkumisi, harvem asendatakse kallimaid tooted odavamate alternatiividega ja piirdutakse üksnes põhitoidukaupadega. See ei tähenda muidugi seda, et poes valimatult osteldakse ja laristatakse, vaid seda, et ilmselt on Eesti tarbijad lihtsalt uue hinnatasemega harjuma hakanud. Võib välja tuua küll sellise trendi tegelikult, et kui me vaatasime ja küsisime küsimust uuringus, et kas inimesed jälgivad rohkem sooduspakkumisi kui varem, siis me oleme aru saanud seda, et eelmisel aastal tegelikult 79% vastanutest ütles, et nad jälgivad sooduspakkumisi. Sellel aastal see number on oluliselt vähenenud, jõudnud 68%-ni ja tegelikult sarnane vastus oli ka alternatiivsete odavamate toodete valikul, et kui varasemalt eelmisel aastal tarbijad ütlesid, et nad circa 41% juhust otsivad kauplustes odavat toodet, siis sellel aastal see number on langenud 28%-ni. Ehk et võib öelda seda, et inimesed endiselt otsivad odavat hinda, kuid võib-olla see ei ole enam nii kriitiline kui oli eelmisel aastal. Kas teie olete pidanud viimase aasta jooksul oma toidulauda kõrgete toiduhindade pärast korrigeerima? Ega ma ei ole. Ma olen pensionär ja ma olen harjunud nagu oma rahaga arvestama ja eks ma siis teen oma menüü natuke ümber. Aga mis see tähendab? Kas te vaatate rohkem soodushindu või? Ikka. Ja pensionäridel on ju 10% ja kasutan seda. Ei osta niimoodi igaks juhuks valmis, vaid ostan nii palju vaja. Ega ma söön ikka palju söön ja ei söö nagu ei söö. Ei, mul ei ole probleeme olnud veel. No tähendab, mis seal salata ikkagi, et soodushinnad on tõsine valik.